Tere taas Autonet.ee proovisõitu vaatama. 14 aastat kandilist Nissan X-Traili on saamas ajalooks. Uus kolmanda põlvkonna X-Trail on juba selline, nagu nõuavad kõik kaasaja automoe kaanonid. Ühtlasi sellega sarnaneb peaaegu kõigile oma segmendikaaslastele. Sellest on muidugi ühtlasi kahju, kuid ega too vana iganenud välimus ju müüginumbrite kasvule ka oluliselt kaasa ei aidanud ning uue auto puhul on rääkida ka paljust enamast kui lihtsalt välimusest. Meie ees täna on täiesti uus X-Trail. Selle loomisele aitasid kaasa ka Renault insenerid ja mainigem veel ära, et see on Euroopas loodud auto Euroopa sõitjatele. Ehk siis see peaks vastama ka meie maitsele. Üldpilt sarnaneb üsnagi uuele Nissan Qashqaile. Võrreldes eelmise põlvkonnaga suurenes uue X-Traili pikkus vaid 8 mm, kuid telgede vahe tervelt 76 mm võrra. Aga see annab juba olulise plussi tagaistujate mugavuses. Ruumi on siin kõvasti rohkem ning saab ka seljatugade nurka endale paremaks muuta. $550 liitrit pagasiruumi, aga on täiesti eraldi teema. Mulle siin meeldib just see, et tegelikult saab põranda alla ära peita mõningad sellised asjad, mida sa ei taha, et nad pagasiruumis kaasa kõlguksid. Nagu näiteks klaasipesuvedeliku või mõned kaltsud. Siin saab nad tõsta rahulikult sinna alumisele riiulile ja keegi ei näe, et nad üldse olemas on. Ja kui me laseme tagumiste istmete seljatoed alla, saame tulemusena täiesti sileda põranda. Põhimõtteliselt on võimalik soetada ka 7-kohaline X-Trail, siis mahutatakse sinna põranda alla 2 täiendavat istet. Armatuurlaua disain sarnaneb uuele Qashqaile nagu 2 tilka vett. Erinevusi on siit väga raske leida, kuid tegelikult see võib olla ka päris hea, sest nii ehk naa suur osa disaininõkse võeti üle Infiniti mudelitelt ning seda muide ka koos materjalivalikuga. Üldpilt on tegelikult päris hea, kuid midagi ma ei oska öelda, mis see on veidikene ülemäära ja minu arvates on sutsu siin vinti üle keeratud. Aga seest avarust on siin tõeliselt palju. Igal pool tunned, et mahtu on, isegi pearuumi on ohtralt ja iile täpiks on veel suur panoraamklaasist katus. Esimesed istmed disainiti üsna laiadeks, seetõttu külgtuge nagu tiba napib ning reguleerida saab neid ka ainult üles-alla. Istmepadja nurka liigutada ei saa ning padi ise on suhteliselt lühike, aga siiski saab täitsa pika maa ära sõita niimoodi, et selg väsima ei hakkaks. Panipaiku on palju, siin 2 istme vahel on üks päris suur selline, saab panna ka pisiasju siia ette silmale lähemale ja üks asi, mis mulle tõeliselt meeldib, on see, et topsihoidjatel on jahutusfunktsioon. Vaat see on nagu tõeliselt lahe asi. Peamise info saab juht otse loomulikult kellapaneelil oleva infotabloo kaudu. See võeti küll Qashqailt, funktsionaalsus on sama ning sama lugu on multimeediasüsteemiga. See siin suudab veel näidata pilti 360 kraadi auto ümber toimuvast. Ja otse loomulikult saab siia ühendada oma mobiiltelefoni koos kõikide äppide ja kräppidega, mida teie taskus olev nutiseade sisaldab. Mootoritest pakutakse esialgu vaid 130 hobujõulist 1,6 liitrist diislit. Käigukastideks kas 6-ne manuaal, nagu on meie tänasel autol, või siis X-Shift variaator. Uut autot ostes saate vedama tellida kas esimesed või kõik 4 ratast. Kui vana kandilise X-Trail suutis ka maastikul täiesti kobedaid omadusi üles näidata, siis uue linnainimese välimus viitab sellele, et uusi kliente otsitakse ka urbanistlikust keskkonnast. Seetõttu on auto küll mugavam sõita, kuid paraku muutub juhitavus sellest pisut uimasemaks. Hinnad algavad 22 900 eurost. Selleks, et saada selline juba täiesti sõidetav auto, tuleks mõned tuhanded eurod juurde panna. Selline siis on uus Nissan X-Trail. Päris mimm auto, aga meie näeme teiega juba nädala pärast. Seniks nägemist!